Hei armsad, käes on neljapäev ja kell 13.30 nagu kokku lepitud, on meil täna imeline võimalus veeta aega koos Adam Barrelletti ja Vanessa Owensiga, kes on valmis saanud juba päris tükk aega tagasi sellise imelise raamatuga nagu Gifts of the Essential Oils. Ja nagu ma olen sellest rääkinud, see on elumuutev raamat, sest et siin sees on tohutu informatsioon, taimede vägi, taimede jõud ja kõike sellest, mis siin raamatus on, nad räägivad meile tänases Zoomis. Mul on üüratult hea meel ka sellepärast, et meil on olemas tõlge ja kes vajavad täna nüüd ingliskeelset tõlget, siis palun valige alt French kanal, nagu meil tavaliselt ikka on olnud. Ja sealt siis kuuled kogu seda ettevõtmist eesti keeles, sest et nii Adam kui Vanessa on Austraaliast ja nad räägivad siis natukese aktsendiga, mis ei pruugi igale ühele kõige lihtsam arusaadav olla. Igal juhul ma loodan, et kõik sujub väga hästi. Kui on küsimusi, siis kirjutage palun chatti ja ma annangi sõna nüüd Adamile ja Vanessale. So Adam ja Vanessa. Nii et Adam ja Vanessa, mul on nii hea meel, et te võtsite vastu selle kutse ja olite nõus seda webinari tegema. Ma väga armastan teie raamatut. See on kogu aeg mul laua peal. See annab mulle meelerahu ja sisemise teadmise, et maailmas on midagi enamat. Nii et palun, alustage webinariga ja ma olen juba ette väga tänulik, enne kui kõik siin algab. Palun võtta vaigistus maha. Tere kõigile, aitäh, et sa kutsusid meid seda aega teiega veetma. Mul on väga suur au ja see on minu jaoks ja Vanessa jaoks ka väga erutav, sest me ei ole kunagi tõlgiga töötanud ja eesti keelde pole meid kunagi veel tõlgitud, nii et väga põnev. Ja teile, kellele meeldib astroloogia, mina olen kaksikute tähtkujust, et mu kõne kipub olema üsna kiire, nii et mul on täna suur väljakutse rääkida aeglasemalt, nii et te saaksite aru, mida ma räägin. Enda tutvustamiseks, mina elan Lääne-Austraalias Perthis, üsna metsikus looduses. Siin on palju puid ja kängurusid, palju loodust. Ja siin ma kasvasin ülesse. Ja üles kasvades leidsin ma, et paljud teismelised lukustasid ennast oma tubadesse ja kuulasid valjut muusikat. Siis mina leidsin ennast tähtede alt, puude alt ja mõtisklesin selle üle, mida see elu endast kujutab. Ja kui ma kasvasin, siis minu seltsilisteks olid loomad, kristallid, kalliskivid, kivid ja ka taimed ja eriti eeterlikud õlid. Mul on olnud suur õnnistus elada teistes kohtades maailmas, Torontos näiteks, Kanadas, New Yorgis ja olen ka Euroopas reisinud, ehkki seal elanud ei ole. Ja kui ma tulen tagasi koju, siis see loodusest tulenev maandus on see, mis mind tõeliselt täidab ja see raamat ongi nagu tribüüt sellele, mida ma oma elus otsinud ja leidnud olen. Ja ma lasen nüüd Vanessal ka ennast tutvustada. Tere kõigile, mul on väga suur rõõm teiega siin olla ja ühenduda. Aitäh, et te meid kutsusite. Minu jaoks siin teie kõigiga koos olles ma tunnen, et mu südamesoov on täitunud. Selle raamatu kirjutamisel koondasime me kokku oma ühise tarkuse. Aga tegelikult oli meie sooviks anda edasi emakese maa sõnumit, keda me armastavalt kutsume emakeseks Gaiaks. Minu jaoks on see unistuse täitumine ja see on portaal või värav teile kõikidele, et te saaksite ühineda ja sügavama ühenduse luua taimede vaimudega
Minagi olen üles kasvanud suures ühenduses loomade, taimede, kivide, vaimumaailmaga. Ma tean, et me oleme kõik ühendatud armastuse väljas. Ja seda ma soovingi maailmaga jagada. Mul on palju kvalifikatsioone, aga mu kireks on spirituaalne aroomteraapia. Ja me loodame, et järgneva 1,5 tunni jooksul, kui me õpime tundma neid erinevaid elemente ja mängime need eteetlike õlidega, ma loodan, et see toob teile palju rõõmu ja te õpite, kuidas neid paremini kasutada, kuidas neid omavahel segada ja oma ellu rakendada. Nii et tere tulemast kõigile. Aitäh teile ja me loodame, et teile meeldib see teekond, mida me siin täna koos teeme. Meile väga meeldib, kui meie webinarid on interaktiivsed, aga kuna kõik teist ei räägi inglise keelt, siis see on väike väljakutse. Ehkki te võite kirjutada siia chatti oma küsimused ja Margit äkki saab siis tõlkida meile küsimusi, sest me soovime, et see oleks teie jaoks maksimaalse väärtusega. Jah, see sobib mulle. Adam, su kaamera ei ole sisse lülitatud. Niisiis, ilma pikema sissejuhatuseta lähme siis sellesse, mida me tahame teiega täna jagada. Esiteks siis uurime seda raamatut, mis me Vanessaga lõime paar aastat tagasi, mille nimeks on Gifts of the Essential Oils. Kui teil see juba on, siis suur tänu teile ja kui veel ei ole, siis kindlasti on järgmised 90 minutit teie jaoks hea sissejuhatus. Kui me seda raamatut kirjutasime, siis me mõistsime, et kui õppida paremini tundma neid taimi, millest eeterlikud õlid pärit on, siis me saame paremini teada selle õli mõjust. See on nagu näeksime filmi kellegi elust või loeksime tema autobiograafiat ja siis me ühtäkki mõistame, miks see inimene tegi selliseid otsuseid oma elus või miks nad käitusid teatud viisil. Ja seda me saime ka taimede kohta teada. Ja täna tahame teiega jagada seda, et kui te vaatate taimi, siis see juba iseenesest räägib teile palju sellest eeterlikust õlit. Ehkki võib-olla te pole selle eeterliku õliga varem kokku puutunud. Oma raamatus uurime me väga palju erinevaid valdkondi. Esiteks uurime taime päritolu, kui suureks ta kasvab, millist värvi on tema viljad ja õied ja lehed. Me teame, et inimestele meeldivad ka eeterlike õlide emotsionaalsed mõjud, nii et igas peatükis räägime ka õlide emotsionaalseid mõjutusi. Raamatus on üle 100 õli, igale õlile oleme pühendanud 2 lehekülge ja seal me siis kirjeldame vastava õli erinevaid omadusi ja lugusid. Me usume ka, et vanal ajal elasid inimesed suuremas kooskõlas loodusega. Nad sõltusid taimedest, mis olid neile toiduks ja ravimiks. Nii et neil oli väga lähedane suhe taimedega ja paljud nende lugudest ja müütidest õpetavad meile selle taime kohta. Nii et te leiate sealt lugusid Euroopast, Põhja-Ameerikast, Austraaliast, Uus-Meremaalt, mis aitavad mõista, kuidas minevikus elanud inimesed siis nende taimedega suhtestusid. Traditsiooniliselt on üle kogu maailma lugusid sellest, kuidas taimed on aidanud inimestel kutsuda oma ellu rohkem armastust, küllust ja kaitset ja me juhendame ka, kuidas seda teha. Meile meeldib tuua sisse ka tööd kristallidega, tšakratega, energiasüsteemidega ja kuidas kasutada neid toidus ja palju muud. Iga lehekülje alguses näete te 3 nii-öelda peamist teemat või ankurdavaid omadusi. Võib-olla on õli, mis alles tuli teie ellu ja te tahate tema kohta rohkem teada saada, siis te leiate need peamised teemad. Näiteks elupuu peamised teemad on enese eest seismine, tõrjumine ja jumalik toetus. Ja mõne aja pärast ma räägin ka elupuust lähemalt, siis te näete, kuidas need omadused üheskoos tantsima hakkavad.
Me leidsime ka seda, et kui me lõime taimedega sügavama ühenduse ja eeterlike õlidega sügavama ühenduse, et väga kasulik on neid ühendada oma vaimsete praktikatega. Olgu selleks siis enesearmastuse suurendamine, manifesteerimine või on tegu üleminekut perioodidega eluetappide vahel. Nii et neid õlisid saab kasutada oma vaimsete praktikatega koos, nii et nad loovad aromaatse ankru. Iga kord, kui kasutad eeterlikku õli, aitab see sul ühenduda soovitud seisundiga, mida sa praktiseerid. Iga lehekülje lõpus on ilus afirmatsioon, mida igapäevaselt kasutada. Näiteks apelsin ütleb, et ma valin elada rõõmsalt tänases päevas. Et te võite võtta korgi maha ja nuusutada oma apelsiniõli ja öelda enda mõttes selle taotluse, ma valin elada rõõmsalt tänases päevas ja niimoodi lood sa võimsa aromaatse ankru. See muudab sinu aju ja emotsionaalset võnkesagedust ning aitab saavutada suuremat kooskõla mitte ainult taimega, vaid selle taotlusega, mis sul elus on. Igal eeterlikul õlil on terve lehekülg pühendatud 3 suurepärasele õlisegule, mis on väga võimsad ja eesmärgipärased. Neid segusid saad teha eraldi pudelisse ja paned sinna sisse need eeterlikud õlid ja siis sa saad sellest teha rullikuid või spreisid, panna neid diffuusorisse, kuidas iganes sulle meeldib. Oluline on, et sa naudiksid seda protsessi ja paar asja, mida ma tahan teiega kindlasti jagada, on see, et mõnikord te näete eeterlike õlide segudes mõnda õli, mida teil veel ei ole. Sellega on kõik hästi. Esiteks, te võite, ja see võib tunduda kummaline, aga te võite lihtsalt sulgeda oma silmad ja kutsuda selle eeterliku õli vaimu, selle taime vaimu, tooma endale õnnistust ja õnnistama seda õlisegu. Teiseks on võimalik see ka vahetada välja mõne teise õli vastu. Et te näete, et kõikides õlisegudes ei ole ära määratud tilkade hulka ja seda sellepärast, et te olete kõik väga intelligentsed, iseseisvad olendid ja teie nina teab täpselt, mida te vajate. Nii et mulle võib-olla meeldib panna 3 tilka apteegitilli ja 2 kõiki teisi, aga teile võib-olla meeldib panna ainult 2 tilka apteegitilli ja 3 tilka kõiki teisi. Ja kuidas seda siis ära määrata, on väga lihtne. Sa võtad eeterlike õlide pudelid, korgid maha ja paned nad kõik ühisel tasandil oma nina alla ja hingad sügavalt mõned korrad. Ja siis hakka märkama, missugune õli sulle rohkem meeldib, mida sa tahaksid sinna segusse rohkem ja mida sa tahaksid vähem. Ja see, mida sa tahad rohkem, see tõsta kõrgemale ja see, mida sa tahad vähem, selle sa lükkad madalamale. Et näiteks siin oleks siis 3 tilka seda, 2 seda ja 1 seda. Minu käes on praegu vanilje, frankincense ja tulsi ja see on erakordne. Nii et hingad sügavalt ja siis saad kasutada seda õlisegu kuidas iganes diffuusoris või panna oma kehale koos kookosõliga. Ja kui sa tahad, sa võid seda kasutada. Igal õlisegul on ka oma kirjeldus. Sa võid seda kasutada millegi muutmiseks, mis on su elus juhtunud. Või praegu näiteks, kui on täiskuu aeg, sa võid seda enda ümber pritsida. Et oluline on sellega lõbutseda ja kasutada neid nii, nagu sa tahad ja palju. Igal eeterlikul õlil on ka oma afirmatsioon, nii et sa saad ka õlisegude puhul nende õlide afirmatsioone rakendada. Ja kui teil on küsimusi, siis andke meile teada. Et täna viime siis teid teekonnale läbi 4 elemendi.
õhk, tuli, maa ja vesi. Ja teile on astroloogiast tuttavad maa või õhu või mõni muu tähtkuju. Õlide puhul ei vaata me sünniaega, vaid vaatame seda, missugusest taimeosast neid valmistatakse. Erinevatest taimeosadest tehtud õlidel on sarnaseid omadusi. Täna siis vaatame neid lähemalt. Esiteks siis maaelement. Need on beautiful, thank you. So any oil that is gifted, õlid, mida saadakse koorest, puidust või juurtest, on seotud maaelemendiga. Ja need ühenduvad siis sõnni, neitsi ja kaljukitse tähtkujudega, aga ka maaga meie jalge all. Erinevad märksõnad siis on maandus, stabiilsus, vastupanuvõime, piirid ja toetus. Ja me räägime nendest siis erinevate õlide näitel. Ma alustan 3 puu õliga või puiduõliga. Elupuu, Virginia kadakas ja sandlipuu. Nad on kõik suured, tugevad puud, aga kui me neid puid lähemalt tundma õpime, siis me mõistame, kuidas nende tugevus ja stabiilsus meid toetavad. Esiteks siis elupuu. Ta on üks küpressi variatsioone, mis kasvab Põhja-Ameerikas. See puit on nii tihe, et mitte midagi ei saa sellele ligi, ta isegi ei kõdune. Ja kui ta ümber kukub, siis läheb paarsada aastat, sest õli selle tüves hoiab eemal kõik, mis seda hävitaks. Ja kui elus on selliseid hetki, kui me tahame, et teised jätaksid meid rahule, kui kõik tahavad sinu tähelepanu või abi millegiga, või on vaja neile teenet osutada, võib-olla need on lapsed või partner või kolleegid või sõbrad, ja sul on vaja lihtsalt aega võtta iseenda jaoks ja sul on vaja olla tugev ja öelda, et ma vajan enda jaoks aega, siis tuleb elupuu meile appi. See aitab meil hoolitseda iseenda eest. Üks märksõnasid on ka jumalik toetus ja elupuud kasvavad väga kõrgeks taevasse. Nad aitavad meid sellega, et kui me lõpetame muretsemise teiste vajaduste pärast ja hoolitseme oma vajaduste eest, siis saame luua ühenduse taeva ja loojaga ning tegeleda sellega, miks me siin oleme. Virginia kadakas on veel üks suur puu. Tema juured on sügaval, aga oksad ulatuvad harudena laiali, mitte ei kõrgu otse üles. Ja ajalooliselt nii Euroopas kui Põhja-Ameerikas on seda puud kasutatud puitmaterjalina majade ja kirikute ehitamiseks. Nii et seedripuud on alati seostatud kogukonnaga ja inimeste kogunemisega. See on seotud ka päikesega ja suvise pööripäevaga. See õli aitab meil kogeda ühendust oma kogukonnaga ja lasta oma sisemisel päikesel särada oma ringkonnas. Mõni teist võib-olla hoiab end tagasi või tunneb, et ei saa olla tõeliselt see, kes ta on. Võib-olla töö juures, võib-olla mingis seltskonnas. Ja Virginia kadakas aitab tunda end tugevana ja maandatuna, et enesekindlalt näidata oma tõelist palet. Viimase 2 aasta jooksul on inimesed olnud isoleeritud ja eemal teistest. Ja me ei ole enam kindlad, kuidas suhelda, aga inimestena oleme me sotsiaalsed olendid ja meil on vaja teisi inimesi.
Nii et Virginia kadakas on praegusel ajal väga sobiv õli, et tunda ennast enesekindlana ja suhtestuda maailma ja teiste inimestega. Missuguseid suhteid me teistega soovime? See on see koht, kus sandlipuu tuleb appi. Ja me võime vaadata nii Hawaii või India sandlipuud. Meil on Vanessaga õnn olnud külastada Hawaiid, kus doTERRA on ostnud ära tohutu põllumaa, mis kunagi oli metsaala ja kus nüüd taastatakse kunagist looduslikku keskkonda, mille osana istutatakse ka Hawaii sandlipuud, mis 30 aasta pärast annavad meile eeterlikku õli. Me käisime neid Vanessaga seal istutamas ja saime teada, et need tuleb istutada vaheldumisi teiste kohalike puudega. Need ei saa istutada järjest ainult sandlipuid, sest sandlipuu vajab kasvamiseks toitaineid teiste puude juurtest, näiteks lämmastikku. Sandlipuu aitab meil tõmmata ligi meie jaoks kasulikke inimesi ja sandlipuu koostises on sarnased ained näiteks meeste feromoonidega, mis aitavad eriti meestel olla naiste jaoks külgetõmbavamad. Aga maagilisemal või vaimsemas plaanis, ükskõik mis soost me oleme, aitab sandlipuu meil ligi meelitada inimesi, kes meile kasulikud on. See aitab meil avada end teiste toetusele ja öelda, ma vajan sind, teeme seda koos, et kõigil oleks hea. Et kui soovid ligi meelitada oma hingeperekonda, inimesi, kes toidavad su hinge ja aitavad sind su jumalikul teekonnal, siis sandlipuu saab olla suureks toeks. Ja te näete, kuidas kõik need erinevad puiduõlid, kõik, mis on maaelemendi õlid, olgu selleks siis elupuu, kes aitab leida tugevust läbi iseolemise, või Virginia kadakas, kes aitab leida tugevust läbi kogukonna, või sandlipuu, kes aitab leida tugevust läbi toetavate suhete. Ma väga armastan sandlipuud. Ja ma annan nüüd Vanessale sõna ja ta jagab teiste taimede kohta, mis annavad meile maaelemendi õlisid, nagu siis need, mis tulevad koortest ja juurtest. Ja koored on siis Hiina kaneel ja kaneel. Nad on väga paljudes erinevates segudes, mida doTERRA teeb. Need on tihti soojendavad, nagu soe embus. Ja juured on vetiveer ja harilik nard. Nad on sügavalt rahustavad, nad aeglustavad meie ajulaineid ja sellist mõtlemise üliaktiivsust. Nad aitavad meil tunda ennast maandatuna, ühendatuna, tugevana. Ja siis on veel risoomid, kurkum ja ingver. Need on nagu soojendavad ja juhatavad meid selle sisemise päikese juurde, mis meie sees on. Nad aktiveerivad, nad toetavad seedimist, aitavad ankurduda. Aga aitame siis kooreõlidega. Hiina kaneel ja kaneel. Hiina kaneel on üks minu lemmik eeterlikke õlisid. See on väga võimas, magus sugulane siis kaneelile. Ma näitan teile ühte pilti, kui te pole seda meie raamatust veel näinud. Siis Hiina kaneelil on selline rull. Inimesed tihti ekslikult arvavad, et siin on tegu kaneeliga, sest kaneel on tegelikult selline rohkem selliste nagu lapikute lehtedega, lapikud, sellised kooreribad. Mõlemad nad kaitsevad puud, nad on nagu kaitserüü. Ja metafüüsilises plaanis teevad nad seda sama meiega. Nad aitavad meil ennast kaitsta, tihti on nad immuunsüsteemi segudes või kui me soovime oma piire paika panna
ja ka siis, kui soovite, tunnete, et olete hoitud armastuses. Kassias on sellist magusust, mis on seotud inglitega. Kaneelis on sügavam vürts, mis äratab meie sensuaalsuse, seksuaalsuse. See on väga võimas armurohi. Ja selline segu nagu näiteks kaneel, vanilje, jasmiin, natukene roolit, aitab äratada meie libiidod, meie jumalikkust, sisemist jumalannat. Ja Hiina kaneel aitab meil ühenduda inglitega. Et siin on üks väga ilus õlisegu, inglikallistus. Ja kui ma ütlesin, et meil on sellised väiksed kirjeldused seal. Seal sees on siis Hiina kaneel, meliss ja tangeriin. Kassia toob meile enesekindluse kingituse. Ja peamised teemad on soojus, hoitus ja austus. Nii et see ingli kallistus aitab meid, kui on elus palju väljakutseid, aitab ühenduda taevase toetusega. Siis räägime risoomidest, meil on kurkum ja ingver, nad toovad meie ellu päikesekiiri, nad soojendavad, rahustavad või ka aktiveerivad seedesüsteemi. Kurkum on seotud kaasatusega. See on hea kombineerida näiteks Virginia kadakaga ja apelsiniga näiteks, mis toovad kogukonna ja rõõmutunde, kaasates kõiki avatuses ja avardumises. Kurkum aitab ennast aksepteerida, särada. Näiteks võib-olla tahate kokku panna kurkumit ja bergamotti. See oleks nagu päikesevalguses kümblemise tunne. Risoomid on nagu paadiankur. See paat võib vees eemale heljuda natukene, aga ankur hoiab teda alati ühe koha peal, sest nii ei saa see kursist kõrvale kalduda. Nii et risoomid aitavad meil jääda oma rajale. Nad on maa sees, mitte väga sügaval. Nad on niimoodi kobaras koos, väga ilusasti. Me kasvatame ise ka kurkumit, aga siin pildi peal on ta selline suurepärane. Väljaspoolt on nad sellised mullased ja seestpoolt erkoranžid. Väga maine lõhn. Ja siis liikudes juurte juurde. Et vetiver ja harilik nard, need on väga head ajule, kõigile, kellel on üliaktiivne mõttetegevus, unetus, kes ei suuda rahuneda või ei suuda välja lülitada. Neile on vetiver ja nard suureks toeks. Need võib kasutada koos, näiteks viirukipuu või maroko kummeliga või natukese bergamotiga, et saavutada sellist puhkeseisundit või mediteerida. Harilik nard aitab näha sisemist jumalikkust ja vetiver aitab kuulata oma vajadusi ja neid järgida. See on selline koht meis endas, kus ühendume endaga väga sügavalt, kus austame iseennast ja juurtega töötades ühendume maa emaga sügavas austuses ja tänulikkuses. Nad aitavad meid välja allakäiguspiraalist, mis võib meid viia sellisesse pimedusse. Nii et nad tõstavad meid suuremasse avardumisesse. Neid võib kasutada oma juurtšakral, aga võib kasutada ka kroončakral, näiteks hariliku nardi ja tulsit või püha basiilikut, et avada seda kanalit ja ühenduda oma jumalikkusega. Ja muidugi, kui teil ei ole tulsid, siis te võite kasutada ka lavendlit nardiga koos. Nii, aga läheme nüüd siis lillede kuningriiki, kus on nii palju lilli, mille hulgast valida. See on veeelemendi grupp. Meile väga meeldiks, kui te kirjutaksite, milliste õite kohta te tahate rohkem teada saada. Võib-olla kirjutate siia chatti ja siis Margit saad meile tõlkida.
Adam, we can't hear you, darling. Adam, sind ei ole kuulda. Sorry about that. So we know that doTERRA likes to surprise us with... Me teame, et doTERRAle meeldib meid üllatada uute edelikõlidega aeg-ajalt. Ja nüüd te teate, et need õlid, mis tulevad juurtest, koorest või puidust, nendes on kõigis need siis maandavad stabiilsuse, toetuse ja piiride omadused, aga liikudes vee juurde, siis veeelement on seotud õitega ja kui te mõtlete, mida õis teeb, see avaneb. Nii et iga õli, mis tuleb õitest, aitab meil avaneda. Mõnikord on elus nii, et me sulgeme ennast kas valu pärast või ennast kaitstes valu eest. Aga kui me ennast sulgeme, siis me sulgeme ennast ka võimalusele olla armastatud ja kogeda armastust. Nii et õitega töötades saame ennast uuesti avada ja tervendada oma valu ja südant. Muistses Kreekas ja Roomas oli kombeks seostada eri värvi lilli erinevate taevakehadega ja iga planeet valitses ka ühte nädalapäeva. Nii et kõik õlid, mis tulevad valgetest lilledest nagu jasmiin, magnoolia, raudrohi, on seotud kuuga. Ja näiteks kollased lilled, ilang või käokuld on seotud Merkuuriga. Nii et vaatame siis mõne nende õli kohta täpsemalt. Vaatame, kas teie poolt on ka soove. Alustame roosiõliga. Nagu ma ennem ütlesin, on tihtipeale lillede loomisega seotud palju traditsioone või müüte, et enamasti on mõni jumal või jumalanna, kes aitab mingi lille luua. Aga roosi loomise lugu hõlmab kogu panteoni. Esiteks oli jumalanna Flora, kes leidis ühe ilusa nümfi keha, aga ta tahtis teda alles jätta. Ta muutis ta lilleks ja kutsus appi Afrodite, et Afrodite õnnistaks seda lille jumaliku iluga. Siis kutsus ta Dionüüsuse. Ma ei tea, kas te olete temast kuulnud, ta oli veinijumal. Ja ta palus teda õnnistada seda lille meeldiva nektariga, meeldiva aroomiga. Siis palus ta läänetuule jumalat Sephirost, et ta puhuks eemale pilved, et Apollo, päikesejumal, saaks kallata selle lille üle oma päikesevalgusega, nii et see lill saaks täies õies õide puhkeda. Nii et te näete, kui palju armastust ja jõupingutusi ja energiat taevased väed panustasid roosi loomisesse. Nii et roosi on pikalt seostatud armastusega, eriti just tingimusteta armastusega. Tihtipeale inimesed ütlevad, ma armastan oma partnerit tingimusteta ja armastan oma lapsi tingimusteta. Ja siis mulle meeldib neile esitada väljakutse ja öelda, et kui sa näiteks tuled ühel päeval koju ja siis avastad, et su mehel on armuke või et ta on põletanud maha su maja või visanud ära su eterlikud õlid, kas sa siis ikka veel armastaksid teda? Ja enamasti ilmselt oleks vastuseks ei. Ja loomulikult on see väga äärmuslik näide, aga kui te mõtlete selle peale, kui tihti me pettume selle peale, kui mõni meie lähedastest ei täida mõnda meie ootustest. Unustab näiteks meie sünnipäeva või ei too poest seda, mida me palusime. Ja roos meenutab meile, et meil on võimalus armastada neid inimesi ilma tingimusteta, armastada neid sellistena, nagu nad on. Sest sellest hetkest, kui me sünnime, me mõistame, et ühel viisil käitumine toob kaasa vanemate heakskiidu ja teisiti käitudes ei meeldi see vanematele. Ja nii me hakkame muutma inimestena oma käitumist. Ja samas, kui me anname teistele inimestele võimaluse, et me armastame neid ükskõik, kuidas nad käituvad, siis see annab meile endale võimaluse olla tõeliselt see, kes me oleme ja teha oma otsuseid vastavalt oma südamele ja sellele, mida me tahame teha. Mitte sõltuvalt sellest, mida
minu perekond või sõbrad või ühiskond minult ootavad. Roos meenutab meile tõelist ilu ja oma olemust. Ja kui me ei ava ennast tõeliselt, siis jääb maailmast midagi puudu. Nii et ta aitab meil tõesti lahti lasta ootustest ja mitte muretseda ka selle pärast, mida teised meilt ootavad. Et see on suurepärane õli, mida igapäevaselt kasutada. Ja siis meil on siin ka ilang, kui Roosil on selline kuningannalik energia. Isegi tema keemiline koostis on selline, mis on sobib kõigile muidugi. Aga see keemiline koostis toetab just eriti sellist nagu küpsemat nahka. Siis ilangil on selline nooruslik neiu energia. Ta võtab meil justkui käest ja aitab meil liikuda teekonnal tütarlapsest neiuks. Ilangil on unistav, romantiline kvaliteet, mis viib meid oma unistuste poole. Ta aitab meil ühenduda nende oma unistuste romantikaga. Võib-olla on see mõne pilli õppimine, raamatu kirjutamine, kunstiline looming, kõik need asjad, mis ei tundu nii olulised täiskasvanud inimestele. Et ilang aitab meil avada oma südant selleks, et saaksime olla need, kes me tõeliselt olla tahame. Ta aitab meil rahustada meelt ja sobib kokku väga hästi näiteks vetiveriga. Ma ütlesin, et vetiver aitab aeglustada ajulaineid. Kui panna näiteks vetiver, ilang, lavendel või roomakummel näiteks on hea unesegu. Ja ilang aitab ka stressi ja muretsemist vähendada. Nii et näiteks väga hea vannisegu on ilang, lavendel, rosmariin või majoraan või lihtsalt ilang. Ja Epsom soolaga koos vannis aitavad need väga meeldivalt lõdvestuda. Ilangil on ka selline troopiline omadus, ta on selline Tahiti noor, mänguline, jumalanna, liikuv, tantsiv. See aitab tervendada ka traumasid, just seksuaalsete traumade jaoks on hea kombo roosi ja mürriga või näiteks kopaiiva ja viirukiga, kui teema on seotud meestega. Ta aitab avada südametšakrat ja siis võib ilangi segada näiteks rohelise mandariini või roosa pipraga. Need on kõik 3 väga head südametšakra õli. Ma näen, et siin on ka magnoolia ja Adam räägib temast rohkem, aga magnoolia, roos, Maroko kummel ja raudrohi on need, mida ma kasutan igapäevaselt. Ja ma räägin teile, kuidas roos on suurepärane kogu kehale ja näole. Nii et kui sa paned peale näiteks mõnda doTERRA kreemi, siis võid ennast roosiga õnnistada. Mina panen näiteks Maroko kummelid ja Yarrow pommi oma näole. Ja kuna ma kannan prille, siis silmade ümber panen ma käokulda ja natukene ka laubale, et seda piirkonda rahustada. Ja käokulla mõju on ka silmadele tervendav ja õhtul teen ma seda sama. Aga õhtul siis panen magnooliaõli endale silmade ümber ja laubale ja natukene ka nina alla, sest magnoolia on väga rahustav, kuna ta sisaldab palju linalooli, üle 70%, ja südamele teen ma sellega ka niimoodi, et ma panen kõigepealt randme pealt
ma näitan teile oma ühe rullikuga. Ma vean endale selle rullikuga niimoodi joone kuni südameni ja panen südame peale ja hõõrun naha sisse. Ja mõnikord mulle meeldib teha siia sellist lõpmatuse sümbolit või südamekujundit. Ja viimane asi, mis ma Magnoolia kohta veel ütlen, on see, et ta on sobiv ka üsa tervendustöös. Kui kellelgi on traumasid, näiteks igakuise tsükliga või traumadega või on raseduskomplikatsioone, siis roos, magnoolia ja mürr on suurepärased toetajad. Ja ma tahan mainida ka, et kui nüüd konverentsilt oli võimalik seda soetada, aga niipea kui teile tuleb turule vanill, siis pange ka vanilli sellesse segusse. See on samuti imeline üsatervendaja ja kõikidele meie seksuaalorganitele suurepärane joondus. Nii et õitest tulenevad eetelikud õlid aitavad naisi. Ja kuna ma olen naine, siis ma räägin praegu just naistele. Need aitavad meid läbi elu, alates menstruaaltsükli algusest kuni sünnituse ja premenopausi ja menopausini välja. Siis see õite kuningriik või õite kuningannad aitavad meil tulla tagasi rahusse ja harmooniasse iseendaga ja austada oma kehasid. Nii et neid võib masseerida üle kogu keha, panna ennast nii-öelda aromaatselt riidesse nende õlidega. Kuna siin oli 3 lille, mis on kuuga seotud ja kui te olete taevasse vaadanud viimastel öödel, siis te saate aru, et kuu on kohe täis saamas. Ja õlid, mida mina ise täiskuu ajal kasutan, on jasmiin. Üks nendest on jasmiin ja raamatus viitame mõnedele lilleõlidele kui mees- või naisenergiat kandvatele õlidele. Ja jasmiiniga jäime me veidi jänni, sest ehkki ta kannab endas väga naiselikku kuninganna kvaliteeti, peetakse teda ka lillede kuningaks. Ja siis me taipasime, et jasmiin on tugevalt seotud kuuga, aga mis paneb täiskuu särama? Iseenesest on kuu halli tumedat värvi nagu asfalt. Ja tegelikult paneb siis kuud särama päikesevalgus. Nii et sellesse saavad kokku mees- ja naisenergia ja jasmiin toob kokku meie meesenergia objektiivse, planeeritud, struktureeritud, progressiivne ja naiseliku poole, tundelise, hoolitseva, toitva, et me saaksime luua selles ühenduses, mida iganes me soovime. Nii et jasmiin aitab meid, kui keegi täiskuu energias pisut nii-öelda kuutõbiseks jääb, siis jasmiin aitab meil sellel maagilisel perioodil sujuvamalt toime tulla. Paljud praktiseerivad täiskuu ajal ka taotluste seadmist või soovide väljaütlemist, mida me tahame oma elus muuta. Me ütleme universumile, too mulle armastust või too raha või midagi muud. Aga universum ei too asju kandikul kätte. Ta soovib, et me omalt poolt ka pingutaksime. Ja neroolid on ammustest aegadest seostatud meelitamisega ja oma mugavustsoonist välja tulemisega. Öeldakse, et nümfid kasutasid nerooli lõhna, et meelitada noori mehi ja naisi oma kambritest välja, et nautida öiseid ekstaase. Ka pruudid kasutavad apelsinipuu õite lõhna oma pulmaööl. Ja isegi Kleopatra lasi oma laevapurjed kokku määrida nerooli ja jasmiiniga, et Niilust mööda seilates võrgutada Marcus Antoniust.
nii et Neroli meelitab meid välja oma mugavustsoonist, sest kui me teeme nii, nagu alati oleme teinud, siis on ka tulemus alati sama. Ja Neroli annab meile enesekindlust ja võimekust teha seda, luua muutusi, et olla kooskõlas sellega, mida me ise universumilt soovime. Magnoolia toimib natuke erinevamalt. Magnoolia on vana puu, ta on pärit iidsetest aegadest ja esindab vanaema energiat. See annab meile kindlustunde, kui muretseme millegi pärast. Näiteks, et me ei suuda oma arveid maksta või et mis juhtub nädalavahetusel. Ja Magnoolia ütleb, armas, ma olen näinud palju sõdu ja näljahädasid ja abikaasasid ja kõik saab olema hästi. Ja sellepärast mulle meeldib Magnooliat panna öösel endale rinna peale, sest mõnikord meile tundub, et me ei ole piisavalt head ja Magnoolia kinnitab meile, et sa oled piisav. Võib-olla sa ei jõudnud täna kõike teha, aga sellega on kõik hästi. Ja et need on siis mõned näited lillede edelikest õlidest, nii et nüüd te teate, et kui see on õieõli, siis see aitab meil avaneda ühel või teisel moel maailma maagiale, nagu jasmiin teeb, või armastusele nagu roos, või muutustele nagu Neroli. Ja siis liigume õhuelemendi juurde. Siia kuuluvad väga paljud eetelikud õlid, mis pärinevad lehtedest. Mõnedel taimedel on väikesed lehed, nagu piparmünt, basiilik ja patšuli. Need väikeste taimede õlid aitavad meil keskenduda, koondada oma tähelepanu. Ja siis on ka suured puud, mis annavad oma lehtedest meile õlisid. Mõelge näiteks nulgude või kuuskede või eukalüptuse peale. Need aitavad meil näha asju avaramast perspektiivist. Mõnikord meil ongi vaja keskenduda, koondada oma tähelepanu väikestele asjadele ja mõnikord on meil vaja avada ennast uutele perspektiividele. Nii et need on väga head õlid, mida kasutada nii seespidiselt, välispidiselt, aromaatselt, diffuuseris, hingates neid sisse. See on suurepärane toetus. Kui me mõtleme, kuidas me tunneme ennast, kui me lähme välja ja värske tuul puhub meist läbi, see nagu puhub meist ära need vanad ämblikuvõrgud. Nii et kui me ei suuda enam mõelda, siis on hea minna välja, hingata värsket õhku ja need õhuelemendi õlid teevad meile tegelikult sama. Nii et ma tahan küsida, kas teil on mõned lemmikud õlid, mis näiteks, või on teil mõni õli, mis istub seal karbis juba tükk aega ja te pole isegi pudelit avanud? Margit, kas sul on mõni lemmik leheõli? Jah, on küll, patšuli. Patšuli, suurepärane. Las ma siis räägin selle pärast aga keegi on siin küsinud Melissi kohta ka ja lisage siia chatti veel, mille kohta te kuulda tahate. Ma alustan siis Melissist. Üks 16. sajandi arst uskus, et üks tilk Melissi suudab inimese surmasuust tagasi tuua. Erakordne. Ja kõik õlid, millel on sidrunilaadne lõhn, on seotud valgusega. Nii et Melissi kutsume appi siis, kui me oleme kurnatud, ei suuda edasi liikuda või oleme kaotamas lootust. Nii et Meliss on minu jaoks nagu päikesekiir, selline visuaalne pilt, nagu pilvisel päeval päikesekiired lihtsalt tulevad sealt pilvede vahelt ja puudutavad maad. Meliss just seda minuga teebki. See on seotud ka mesilastega, kes otsivad lilledest magusat nektarit. Ja Meliss aitab meil leida elust magusust, olla positiivne, olla optimistlik. Patšuli omakorda on väga erinev. Patšuli on väga huvitav eeterlik õli, sest
Aastakümneid on seda kasutatud armurohuna ja väikeses koguses tal on tõesti selline mõju, aga tegelikult, kui seda rohkem kasutada, on tal ka vastupidine mõju. Nii et ta aitab ühelt poolt ligi meelitada seda, mida soovime, nagu näiteks armastust või küllust, aga samal ajal on seda kasutatud ka eemale tõrjujana, et näiteks soovimatuid külalisi eemal hoida. Nii et levinud praktika on kasutada näiteks rosmariini ja patšulit, tilgutada mõned tilgad oma postkasti või jalamatile taotlusega. Lubada oma koju ainult neid inimesi, kes toovad õnne ja rõõmu. Ja need mõlemad õlid, mis on kaitsva toimega, aitavad seda saavutada. Neid võib kasutada ka diffuuseris või spreipudelis. Aga patšuli aitab siis kutsuda oma ellu seda, mida sa soovid ja tõrjuda sealt välja seda, mida sa ei soovi. Vanessa, kas sa valiksid ka mõned õlid, millest rääkida? Ma nägin siin basiilikut ja majoraani. Need kaks on samuti suurepärased õlid. Nad on fantastilised. Näiteks füüsilises plaanis aitavad lõdvestuda, jõuda kokkutõmbumise ja pinge kohast sügavasse rahusse. Sama teevad nad ka meelega ja see annab meile tegelikult suurema keskendumisvõime. Nii et lehtede perekonnas meil on kahesuguseid lehti. Väikeste taimede lehed ja suurte puude lehed või okkad. Ja väiksemad lehed aitavad meil niimoodi peenemalt häälestada oma tähelepanu ja suuremad lehed, suuremate taimede lehed aitavad meil avada ennast uutele perspektiividele. Et suurte puude omad lihtsalt annavad vähe avarama perspektiivi justkui kõrgelt. Ja basiilik näiteks aitab teravdada meie tähelepanu ja keskenduda väga täpselt ja puhtalt sellele, mida sa tahad manifesteerida või õppida või millega sa tahad tööd teha. Ja majoraan toob leevendust, rahustab. On suurepärane õli, mida kasutada vannis või massaažis. Ta aitab meil leida endas pehmust ja hoolitseda enda eest. Kui te tahate tunda armastavalt puudutatuna, võib-olla tahate masseerida oma last, kui talle see meeldib. Hea segu on näiteks majoraan, lavendel, roomakummel. Kingitus, mida majoraan toob, on rahutoov ühendus ja see sobib kokku ka roosiga, et luua sügavam ühendus ja hoolitsus iseenda eest või partneri või lapsega. Et minu arust majoraani kasutatakse liiga vähe. See ilus eetelik õli meenutab, et me hoolitseksime paremini enda eest, et liiguksime õrnuses, ei kiirustaks kogu aeg ja ei püüaks oma päevadesse mahutada maksimumi. Majoraan ütleb, hinga sügavalt, loo ühendus ja tunneta, kas see on sinu jaoks õige. Ja kui vastus on eitav, siis jäta see asi vahele. Tee seda, mis sulle tekitab hea tunde. Majoraan on ka hea leinaõli, nii et kui keegi kogeb kaotuskogemust või traumat, siis majoraan on hea liitlane. Kas iseseisvalt või kombinatsioonis teiste eetelike õlidega. Et väga kiirelt ma tahaksin käia üle ka iidsete õlide komplektis olevad leheõlid. Seal on 3. Tahaksin korra neid mainida, on mürt, mis on seotud magneetilisusega. Nii et kui meil tundub, et me peame pidevalt midagi taga ajama, siis mürt aitab meil
usaldada, et me oleme piisavalt head ja piisavalt teinud, et tõmmata oma ellu ligi magneetiliselt seda, mida me tahame. Ja kiviroos, kui nüüd mõelda mõne analoogi peale, siis see on nagu fööniks, mis tõuseb tuhast. See on ülestõusmine, taasühendumine iseendaga. Ja selles maailmas, kus me praegu elame, kui me tuleme siin nagu välja, see on nagu uus maailm. Ja iisop on midagi, mis mind väga elevile ajab. Paljusid õlisid seostatakse ruumide puhastamisega, sidrunhein, sidruneukalüpt. Aga minu arust on iisop parim ruumide puhastaja. Seda isegi on kasutatud nii-öelda surmaingli peletamiseks. Ja see on suurepärane õli soovimatute energiate tõrjumiseks. Kui teil on olnud rasked ajad ja teil on vaja enda energia välja puhastada, siis iisop on suurepärane abiline. Või võib-olla olete alustamas uut eluperioodi ja te saate iisopit kasutada vanast lahti laskmiseks ja kiviroosi, et taas nii-öelda iseendaga, uue iseendana üles tõusta ja siis kasutada mürti, et ligi tõmmata magneetiliselt seda, mida te oma uues elus kogeda soovite. Suur tänu sulle, Adam, selle lühikese kokkuvõtte eest nende õlide kohta. See on nii keeruline, kui doTERRA tuleb uute õlidega välja ja nende kohta pole palju informatsiooni leida. Et nagu sidruni või lavendli kohta on külluslikult informatsiooni, aga just need uued õlid on tihtipeale sellised rariteetsemad ja nende kohta on oluline infot jagada, et kõik teaksid neid imelisi õlisid kasutada. Nii et kui teil seda komplekti veel ei ole ja te saate seda endale lubada, siis kindlasti on see üks väärtuslik kingitus iseendale. Ja nüüd me teame, et kõik õlid, mis on pärit lehtedest, on siis seotud mõtlemise, intellekti, perspektiivi, vabaduse ja keskendumisega. Ja vaatame viimast elementi, milleks on tuli. Millest te mõtlete, kui te mõtlete tulest? Tuli ei ole seotud ainult hävinguga. Näiteks kiviroosi taim heidab iga aasta oma seemned maha, aga need ei lähe kohe kasvama. Need ootavad, kuni toimub põleng, mis aitab seemne kupardel avaneda ja alles siis saab uus taim kasvama hakata. Nii et tuli suleb küll mõningaid uksi, aga avab ka teisi. Tuli on seotud kirega ja elujanuga, julguse, tegutsemise ja muutustega. Üks huvitavaid asju viljade õlide kohta on see, et need on erinevat värvi viljadest ja erinevat värvi viljade õlid toetavad erinevaid tšakraid, mis on keha energiakeskused. Ja näiteks südame tšakra, mida toetavad siis roheline mandariin, laim või roosa pipar. Aga ma räägiksin mõnedest nendest õlidest siis ja teie küsige siin chatis, milliste kohta te tahaksite rohkem teada. Ma nägin siin ühte oma lemmikut. Ma räägin kõigepealt siis kadakamarjast. Kadakamari mulle väga meeldib. Sellel on nii palju erinevaid kasutusvaldkondi. Babyloonia ja Sumeri aegadest on kasutatud seda puhastamiseks, okste põletamiseks, põletamise teel siis puhastati ruume. Aga tilk kadakamarja õli teie joogivees aitab puhastada näiteks neerusid. Te võib-olla teate, kes on empaat. Jah, Margit noogutab. Nii et empaat on keegi, kes tõesti ühendub teiste inimestega emotsionaalselt väga sügavalt ja mõnikord võib seda kõike olla väga palju, kui on palju inimesi või palju emotsionaalset energiat ümberringi. Või kui kellegiga on olnud selline tugev emotsionaalne suhtlus, siis see võib mitmeks päevaks teile nagu nii-öelda meelde või teie välja jääda. Ja kadakamari aitab meil puhastada oma neerusid ja põit ja see aitab meil ka vabastada ennast soovimatutest emotsioonidest. Nii et kui te olete füüsiliselt või emotsionaalselt ülekoormatud, siis see aitab teid puhastada. Ja kuna see on sügavat sinist värvi, siis on see seotud lauba tšakraga, mis on siis intuitsioon, intellekt
ja see, kuidas me maailma näeme või mõistame. Nii et kui mina teen näiteks taroo lugemisi inimestele, siis mul on alati kõrval klaas kadakamarja õliga. See aitab mul oma intuitsiooniga head ühendust saada ja samuti ühenduda teiste inimestega ning pärast seda enda väljast vabastada. Ja viimane asi, mida ma tahan veel kadakamarja kohta öelda, on see, et viljade õlide all on palju tsitruseid ja siis on meil need õlid, mis tegelevad pimedusega, nagu kadakamari ja mustpipar. Et pimedus ei ole kuri, see ei ole midagi halba. Pimeduses on peidus müsteerium ja areng. Kadakamari julgustab meid uurima seda, mida me pole veel uurinud. Sest see on see, kus varandused meie jaoks peituvad. Mõelge, kui me olime nooremad, võib-olla me polnud kunagi juhtinud autot. Võib-olla me polnud kunagi joonud alkoholi. Võib-olla me polnud kedagi suudelnud ja see ajas meid ärevusse. Aga kui me seda teinud olime ja üles suuremaks kasvanud, siis me läksime sellest hirmust läbi. Nii et kadakamari aitab meil vabastada, puhastada endast hirme ja negatiivsust ja ka selliseid emotsionaalseid takistusi, mis ei võimalda meil uusi asju elus proovida. Kui me vanemaks muutume, siis võib-olla meie mugavustsoon takistab meil kasvamast. Ja kadakamari ütleb meile, et mine nendesse pimedatesse koobastesse, sest seal on sinu jaoks peidus varandused. Et ma armastan väga seda õli. Mulle väga meeldib seda 2-3 õlitilka segada kookosõliga ja panna jalad alla enne magama minekut. Lastel kasutatakse seda halbade unenägude peletamiseks, aga mina olen avastanud, et see aitab mul ka sügavamaid ja elavamaid unenägusid näha. Nii et võite seda proovida, kui te veel ei ole proovinud. Vanessa, ma annan nüüd sulle sõna. Ja, meil on siin punane mandariin. doTERRA õlides on roheline mandariin, kollane mandariin, mis on mõnikord selline suvine kingitus. Ja siis punane mandariin. Punasel mandariinil on selline vana targa naise energia, nagu ka mürril või magnoolial. Punane mandariin on siis nagu mandariinide perekonna vana tark naine. Ja vanal naisel on ka selline mänguline aspekt ja ka selline lugude jutustaja aspekt. Nii et punane mandariin on see, millega me ühineme siis, kui me tahame olla ühenduses oma sisemise tarkusega ja rahulikkusega ja samas mitte kaotada oma rõõmu ja mängulisust. Nii et kui roheline mandariin on nagu neiu, kollane on nagu ema ja punane on siis see vana tark naine. Ja need eeterlikud õlid tõstavad meie hinge ja tsitruselistel on ka erakordne võime rahustada meie närvisüsteemi ja praeguses olukorras, kus kogu maailmas valitseb närviline õhkkond, jookse, seisa paigal, siis selles kurnatuse kohas tulevad tsitruselist eeterlikud õlid appi, et ennast maha rahustada, olla sisemiselt rahulik ja oma keskmes ja tulla tagasi oma loomuliku rõõmu seisundisse, sest meie loomulik seisund ongi rõõm. Metsik apelsin tuli ka siin nähtavale. See on minu jaoks nagu puhas rõõm, nagu rõõmu vahuvein. Apelsin toob harmooniat, koondumist oma keskmesse. Ta annab sulle kingituseks sinu elurõõmu ja ta aitab ka manifesteerida ja tegeleda oma sisemise lapsega või külluse teemadega. Näiteks metsik apelsin ja bergamot on erakordsed õlid, kui soovid oma ellu kutsuda rohkem raha või tervist või armastust. Ja näiteks bergamot
pluss kurkum, pluss ingver, pluss apelsin. See on nagu külluse meloodia. Nii et sa saad muuta oma elu rikkamaks läbi sügavamate ühenduste, sõpruse, armastuse. Et apelsin aitab ühenduda sellise kestva õnnetundega, mis tuleneb sügavast rõõmust iseendas ja jääb kestma. Ja isegi kui on väljakutseid ja raskusi, siis sa saad alati valida tulla tagasi oma rõõmu juurde. See ei ole alati kerge, aga see on lihtne ja see on valik. Ja tsitruselised väestavad meid tegema valikuid, mis võimaldavad meil elada rõõmsate, avarduvate valgusolenditena, kes me tegelikult oleme. Ja nüüd te teate, et kui tulevad uued viljaõlid ja ehkki meil on palju tsitruselist õlisid, siis me oleme alati valmis uusi vastu võtma. Tsitruselisi on väga palju ja need puud on väga külluslikud. Näiteks mõruapelsinipuu annab meile oma lehtedest petigraini, oma õlidest neroli ja oma viljadest annab see mõruapelsiniõli. doTERRAl on praegu küll olemas see metsikaapelsin, mis on tegelikult magusa apelsinipuust, aga meile meeldiks proovida ka mõruapelsinipuuõli, nii et anname edasi oma soovi doTERRAle. Ja paistab, et me oleme läbi vaadanud kõik elemendid, aga te ilmselt märkate, et me ei ole rääkinud kõikidest taimeosadest, millest eeterlikke õlisid tehakse. Ma tahan teile rääkida ka 5. elemendist. Me nimetame seda kashaks või vaimu või hinge elemendiks. Ja need on õlid, mis on pärit siis vaigust või seemnetest. Need õlid aitavad meil ühenduda väga sügavalt oma olemusega, kui me tunneme ennast, siis me saame avada lõputu potentsiaali. Ja tihti öeldakse, et suurim tarkus, mida saame omandada, on teadlikkus iseendast. Ja ma tahaksin jagada nende seemnete kohta. Kõik need seemned teevad midagi natukene erinevat. Nad aitavad meil vabastada või avada potentsiaale iseendas, nagu näiteks kardemon soojendab. See vabastab meie sisemise tule ja aitab ka toime tulla vihaga. Ja kui te mõtlete vihast ja kirest, siis mõlemad on väga tulised energiat. Aga mis erinevus on? Viha tunneb, et tal pole väljundit, ta on lõksus, aga kirg voolab vabalt. Ja kas te teadsite, et kardemoni eeterlik õli füüsilises plaanis on väga hea seedesüsteemile, see paneb kõik liikuma. See on ka hea hingamissüsteemile, kui on nina kinni. See on hea massaažis, eriti käte ja jalgade massaažis, sest see paneb vere käima. Nii et kardemon aitab meie sisemise tule nii füüsilises kui ka vaimses plaanis hästi voolama. Keegi küsis ka koriandri kohta. Meil on koriandri seemnete õli ja ka lehtede õli olemas. Koriandri seemned aitavad meil olla aus iseendaga. Olen kohanud palju inimesi, kes armastavad eeterlikke õlisid ja aitavad teisi aidata. Või emad, kes hoolitsevad teiste eest. Neil on oma klaas vett ja nad jagavad seda kõigile ning päeva lõpus avastavad, et endale polegi midagi jäänud. Ja koriander õpetab, et enda klaasi tuleb kõigepealt täita. Ja siis jagada seda, mis voolab üle ääre. Nii et selle asemel, et anda teistele kõik, mis sul on, anna seda, mida sul on üleliia. Ja koriandri seemned aitavad hoida oma piire ja austada end armastavalt. Siis on meil selleriseemned, mis on seotud ookeaniga ja iseenda võlujõu märkamisega, mitte teistega võrdlemisega. Mis seemned meil veel on?
vanilje ja kakao ma jätaksin kõige lõpetuseks. Kas sa tillist oled rääkinud? Till aitab meil äratada oma intellekti. Tänapäeval on nii lihtne otsida infot kuskilt mujalt, aga till ütleb meile, et mõtle ise, usalda oma mõtlemist. Köömen äratab su julguse, ta on kuumutav nagu kõrb. Apteegitill soodustab seedimist, aitab leevendada krampe. Ja kui me oleme kägaras ja ei suuda otsustada, siis apteegitill aitab meil teha valikuid ja otsuseid. Me ei saa kõike kontrollida, aga me saame valida, kuidas me reageerime. Tähtaniis, mis on tähekujuline nagu taevas, aitab meile avada meie maagilisust, usaldada oma intuitsiooni, mille me oleme ära unustanud. Ja siis meil on 2 kõige maagilisemat seemet. On vanill ja kakao. Ja enne seda, kui doTERRA tuli septembris välja puhta vanilliga, saime me teda tunda erinevates segudes, nagu naistele mõeldud segu Whisper. Ja võib-olla on need nimed Eestis teistsugused. Ja siis on ka Amavi meeste jaoks, milles on kakaoõli sees. Need aitavad äratada meie 2 jumalikku põhiõigust. Esiteks, vanilli loomislugu pärineb Mehhikost ja on väga sarnane Romeo ja Julia loole, kus 2 armastajat kaotavad elu ja nende veri langeb maha, kust hakkab kasvama vanillorhidee. Nii et vanilli energia kannab endas naudinguid. See meenutab meile, et me vajame naudinguid iga päev. See toimib hästi ka sakraaltšakral, et meil on, me tihti mõtleme, et meil on vaja naudingut välja teenida. Vanill ütleb meile, et me väärime loomupäraselt naudinguid. Kui looja on kõikide nende imeliste naudingutega loonud selle planeedi, siis miks me neid ei kasuta? See on nagu ma annaksin sulle kingituseks raamatu ja sa kunagi ei loeks seda. Või ma teeksin sulle maiustuse ja sa ei maitseks seda mitte kunagi. Nii et vanill meenutab meile, et meil ei ole vaja naudinguid välja teenida. Me väärime neid kogu aeg. Ja kakao omakorda teda on kasutatud valuutana kogu maailmas. Ja kakao meenutab meile, et me väärime ka küllust. Et kui meile tundub, et me ei suuda nautida oma elu, meil ei ole lubatud, me peame ennast tagasi hoidma, siis kakao ütleb, et ei, sa väärid küllust. Et kui sul on tunne, et sa ei vääri naudinguid või häid asju oma elus, siis võtke need 2 õli endale toeks. Neid leidub ka erinevates õlisegudes, nii et kasutage siis neid segusid, kuni puhtad õlid kätte saadavad on. Ja Vanessa lõpetab nüüd ka vaiguõlidega ja pärast vastame kõikidele teie küsimustele, mis teil eeterlike õlide kohta on, nii et pange need chatti ja siis me saame vastata. Aitäh sulle, Adam. Ma tahaksin korra kakao kohta ka veel midagi öelda, sest see on väga tugeva toimeline ka toit kui ravim. Oma raamatus on meil ka mõned kakao retseptid ja toit kui ravim, nagu näiteks tseremoniaalne kakao, mis on mul siin tassis, ja kuidas teha endale toorkakao snäkse. Aga siis vaikude kohta nii palju, et vaigud on väga toetavad igapäevaselt. Ja ma arvan, et nüüd rohkem kui kunagi varem oleks kõigile väga suureks toetuseks kasutada vaiguõlisid, sest neid puid tegelikult haavatakse selleks, et me neid eeterlikke õlisid saaksime.
Copaiba, mis just tuli rullikpudelis ka välja. Siis Brasiilias kasvavatele Copaiba puudele pannakse külge rennid, mida mööda voolab välja selle puu nektar, justkui tema veri. Ja niimoodi me saame seda Copaiba edeliku õli, nagu frankincense ja mürr, vaigud, mis on minu elus nii olulisel kohal, et ma võiksin neist pikalt rääkida, aga frankincense ja mürr või siis viirukipuu ja mürr, vaigu saamiseks tehakse puutüvele sisselõiked ja puu nutab justkui vaigupisaraid. Need vaigupisarad kerkivad pinnale ja need korjatakse ära. Ja vaikudel on erinevad kvaliteediastmed, siis neid sorteeritakse ja doTERRA kasutab ainult kõige kõrgema kvaliteediga vaikusid õlide tootmiseks. Viirukipuu töötab püha mehelikkusega ja mürr töötab püha naiselikkusega. Te olete palju siin tänasel õhtul kuulnud mind mainimas mürri. Mürr on suurepärane nahaõli, nagu ka viirukipuu. Nad on nii näole kui kehale väga tervendavad. Kui on haavasid, siis need kaks ja lisaks veel käokuld aitavad hästi terveneda. Copaiba, mis on samuti vaik, on samuti suurepärane õli naha peale ja see töötab ka meie valukehaga. Nii et ta aitab meil rahustada oma meelt ja kuna ta puudutab CBT retseptoreid meie ajus, siis meil on võimalik valu läbi töötada ja päriselt ka leevendust leida. Me ju teame, et alati pole tegu lihtsalt füüsilise valuga või pinges õlgedega. Me kogeme ka südamevalu ja leina näiteks. Nii et Copaiba, viirukipuu ja mürr aitavad kõikide selliste valude puhul. Kui sa tunned, et oled kaotanud oma tee, siis need 3 õli aitavad sind tagasi. Nad juhivad sind oma missiooni ja hinge eesmärgi poole. Aitavad iseennast aktsepteerida, avastada, kes sa tõeliselt oled. Viiruk on nagu otseliin sinu jumalikkuse ja valguse juurde. Ja Copaiba lisab sellele enesetundmise kingituse. Nii et kõikides elutransformatsioonides ja metamorfoosides saad toetuda Copaibale. Kui sul on vaja mingeid struktuure oma elus uuesti üles ehitada, sügavalt terveneda või tervendada oma pärimusliine või arhetüüpe, siis tuleb appi mürr. Ja ma siinkohal peatuksin, et te saate küsimusi esitada, aga ma loodan väga, et see on olnud abiks. Vaigud aitavad tuua fookuse sissepoole, et ühenduda oma jumalikkuse, tarkuse, väe ja potentsiaaliga ja tuua see oma ellu ja maailma teenistusse. Et olla nii iseendale kui inimkonnale kui emakesele maale paremaks teenijaks. Ja see tuleb sellest pühast kohast, kus sa tunned ennast tõeliselt. Selles on rõõm ja avardumine ja pidev avatus arengule. Mul on siin info, kuidas meie raamatut Eestis saada. Ja ma kohe jagan neid linke teiega, aga Adam, küsimus oli, kuidas seda eesti keeles saada. Ja me väga sooviksime teie raamatu eesti keelde tõlkida, nii et kui te selleni jõuate, siis andke meile teada. Meile väga meeldiks see. Jah, muidugi. Meil on päris mitu projekti parasjagu käsil. Aga mulle väga meeldiks, kui kogu maailm saaks osa meie raamatust. Ja me Vanessaga ei arva, et meil oleks kõiges õigus, aga me aitame lihtsalt uksi lahti teha, et inimesed hakkaksid ise enda eest mõtlema
et mõnede asjadega nad võib-olla on nõus ja mõnede asjadega hoopiski mitte. Aga see ongi äge, sellepärast, et igaüks mõtleb ise. Käesoleval hetkel on meie raamat küll ainult inglise keeles, aga kindlasti me tegeleme sellega, et see saaks ka teistes keeltes kättesaadavaks. Meil on siin küsimus, kui tihti me kasutame õlisid. Minu doTERRA kliendid on minult seda küsinud ja ma ükskord lugesin ära ja ma kasutan 77 doTERRA toodet ühes päevas. Alates sellest, et ma panen hommikul oma veeklaasi sidrunit ja airi oma vette, kui ma lähen duši alla ja diffuuserisse ja toidu sisse. Nii et kui me räägime näiteks õlide kasutamisest vaimses plaanis, meil kõigil võib-olla ei ole aega mediteerida pool tundi iga päev või minna välja ja teha neid erinevaid asju, aga kuidas me saame vaimsuse tuua oma päevadesse on võtta hetke, et otsustada, mis õli ma panen täna diffuuserisse. Võib-olla ma panen täna kadakamarja õlitilga oma veeklaasi, sest mul on hirm millegi pärast. Võib-olla ma olen oma partneri peale vihane, nii et ma panen seda roosiõli enda südamele. Ja niimoodi me saame neid väikeseid rituaale oma päeva rakendada. Ja minu jaoks meie õlide karp on keset meie elamist, nii et ma käin sealt kogu aeg mööda ja kasutan midagi. Nii et jah, umbes 77 toodet kõik kokku on see tulemus, mis ma sain. Mina ei ole kunagi kokku lugenud, aga ma kasutan neid kogu aeg. Tavaliselt on mul umbes 3-5 pudelit frankincensi lahti, nii et kuskil kotis on need mul kaasas. Üks on mul voodi kõrval, üks on mul vannitoas ja siis on nad igal pool laiali. Ja üks on minuga alati kaasas, ükskõik kus ma tööd teen. Nii et viirukipuu on mul alati kõrval. Kõige rohkem kasutan ma neid oma kehal. Nii et mulle väga meeldib ennast õlitada. Mulle meeldib teha erinevaid segusid. See on minu tõeline kirg. Mulle meeldib neid kasutada oma näol, oma kehal. Ma kasutan ka rullikpudeleid ja olen juba 15. eluaastast teinud endale ise õlisegusid. Alati on mul diffuuserid käimas ja ka spreipudelites meeldib mulle neid kasutada enda pritsimiseks ja oma ruumi pritsimiseks. Nii et sellele küsimusele on väga raske vastata. Siis ma panen neid oma toidu sisse, kakao loomingusse. Aga ma ütleks lihtsalt niimoodi. Mida rohkem sa nendega ühendust lood ja võtad tõesti selle korgi maha ja nuusutad neid. Hingad sügavalt. Võtad selle hetke. Seda tugevamalt sinu ühendust nendega ennast loob ja seda paremini sa kuuled, mida nad sulle räägivad. Kuidas me saame neid õlisid, mis ei ole meie turul veel saadaval? Ma ei tea, kas siin on vihje vaniljeõlile või vanilliõlile. Meie tellisime need konverentsi kitiga koos. Ja nüüd me lihtsalt ootame. Samamoodi nagu teiegi, ootame, kuni nad turule tulevad. Ja enamasti nad nende suurte konverentside ajal ka tulevad. Ja see Abode'i tootesari on erakordne, nii et niipea kui nad teil kättesaadavaks saavad, siis ostke endale. Seal on pesu pesemiseks ja nõude pesemiseks. Ja siis on suurepärane toode, on Deep Blue plus Copaiba, selline pulk. See on suurepärane. Need on kõik väga head tooted. Ma tahaksin lõpetuseks jagada ühte mõtet, et kuna doTERRAl on hästi oluline see, kust õlid tulevad ja et see oleks ka jätkusuutlik, siis meil ei saagi kogu aeg olla kõiki õlisid kõikides riikides saadaval.
Et mõnikord ma näen, et Jaapanis on mingi äge õli. Või ma tean, et ka teie jõulukataloogis oli uus õli, mida meie kätte ei saa. Mõnikord me mõtleme küll, et see pole üldse aus. Aga igas riigis on väga palju õlisid saadaval. Ja ma olen märganud, et mõnikord juhtub eeterlike õlide kasutajatel nii, et me teeme nagu kiirkohtinguid nendega, võtame ühe ja siis teise ja kolmanda. See on nagu me käiksime kohtamas 10 partneriga ja pärast me ei mäleta enam, mis nende nimi oli. Ma ei mäleta, kas nad meeldisid mulle, ma ei tea, milles nad osavad olid. Ja mina õpetan oma inimestele, et eeterlike õlidega tasub olla monogaamne. Võta aega ühe õli jaoks, võib-olla 1 nädal. Võib-olla on see sidruniõli. Pane seda vee sisse. Pane seda oma päikesepõimikule. Pane seda diffuuserisse. Ja õpi selle õli kohta ja vaata, missugune on sinu suhe temaga. Ja järgmisel nädalal võid sa teha seda mõne teise õliga. Jo aja möödudes saad sa väga sügava ühenduse nendega, nii et kui midagi elus juhtub, siis sa tead, kellele helistada. Ehk et missugust õli sul on täpselt sel hetkel vaja valida. Et ma julgustan teid. Ehkki ma ise olen samasugune. Ma püüan ühe õliga korraga tuttavaks saada ja kui tuleb uus õli Austraalias välja, siis ma istun selle õliga ja saan temaga tuttavaks. Nii et ma tean, missuguses probleemis ta mind aidata saab. Vanessa, kas tahtsid lisada midagi? Ei, kõik on täiuslik. Suur tänu kõigile, et me saime siin teiega aega veeta ja lõbutseda. Ma loodan, et ka tõlge toimis piisavalt kiiresti ja kõik said seda nautida. Nii et lõpetuseks. Meile väga meeldib Vanessaga jagada eeterlike õlide kohta igasugu koolitusi. Kahjuks on need küll kõik inglise keeles, aga te näete siin chatis mõningaid linke. Ja selle all on erinevad menüüd. Te leiate mind Instagramist. Vaadake pilte, mis räägivad rohkem kui tekstid. Seal on palju pilte. doTERRA eeterlike õlide segudest ja YouTube'i kanalis. Mul on palju ilusaid kingitusi, et te saaksite sügavamalt ühenduda eeterlike õlide maailmaga. Nii et kui te inglise keelt räägite, siis olete teretulnud ka minu kursustele. Aga vaadake meid Facebookis ja Instagramis. Võib-olla saate lihtsalt sellise ülekande, mida te olete alati tahtnud. Kui minu lingile klikite, siis leiate sealt mind Facebookis, Instagramis, YouTube'is. Ma teen ka iganädalaseid podcaste ja saadan uudiskirju. Meil on kursuseid, live-kursuseid ja salvestatud kursuseid ja palju erinevaid asju. Nii et kuidas iganes teile meeldib õppida, siis siin on erinevaid võimalusi. Ja hetkel, kui te soovite meie raamatuid osta, siis need on 3 riigis saadaval. Eestis minu teada meil ei ole, aga Inglismaalt, Norrast ja Iirimaalt saab neid osta. Ma kirjutasin ka, et mul on samuti siin pood, kus ma sinu raamatut müün, nii et Margiti poest saate osta selle Eestis. Ja võib-olla saadad meile ka lingi, et siis me paneme selle oma infosse sisse. Et eestlased saaksid siis meie raamatut sinu juurest osta. Ma panin siia chati ka selle lingi. Et enne kui ma uuesti sõna Margitile annan, ma tahan teile meelde tuletada, et kui me oleme siin istunud 90 minutit, üle 40 riigis maailmas kasvab erinevaid taimi ja ühel päeval nad annavad meile kas oma
puidu või juure või koored või lilled või viljad või vaigud, et me saaksime neid eterlikke õlisid kasutada. Ja ma palun, ärge laske sellel ohverdusel, mis nad meie nimel teevad, raisku minna. Kasutage neid õlisid, kasutage neid, et saaksite paremateks inimesteks siin maailmas ja et maailm muutuks läbi meie paremaks kohaks. Nii et Vanessa ja minu eest tänan teid väga, et olite täna siin meiega ja aitäh sulle, Margit, et sa meid kutsusid ja selle siin korraldasid. Tunnen suurt austust ja tänutunnet teie suhtes ja kõikide suhtes, kes meid siin Zoomis täna jälginud on. Ma sain siit nii palju taipamisi ja juba panin ka kadakamarja oma veeklaasi, sest mina olen empaat. Nii et suur tänu selle nõuande eest ja nüüd ma tean, miks mulle ei meeldi koriander. Ja ma väga loodan, et kõik, kes siin kuulamas olid, said täpselt seda, mida nad vajasid ja olen väga tänulik kõikidele. Ja Adam ja Vanessa, te olete suurepärast tööd teinud. Suur tänu teile. Aitäh, see on olnud imeline. Ja ma tahan öelda ka tänu Melindale, kes on tõlkinud siin haige olles. Ja et palvetame tema eest, et ta kiiresti terveks saaks. Aitäh, see on nii tore näha, et sa oled nii emotsionaalne. See on olnud suur au ja meile väga meeldib seda teha ja olla siin koos teiega. Ajad on keerulised praegu, jah, nii et olge iseendaga hellad, üksteisega armastavad, nagu emake maa armastab meid kõiki. Olge lähedased, hoidke ühendust ja hoolitsege selle eest, et kõigil läheks hästi. Olge julged. Tulge tagasi armastusse. Aitäh teile kõigile. Ja me loodame teid kõiki veel kunagi kohata. Aitäh teile. Olge õnnistatud. Angel spots all over my skin. Someone is saying there, that's gorgeous.